Eesti taludes on ajast aega harjutud sellega, et vajadusel saab peremees ka oma majapidamises kasvatatud lihaloomi tappa. Jõuludeks seatapmine on Eesti taludes igivana komme. Nüüd läheb aga selles vallas päris omal käel tegutsemine raskemaks. Uus seadus on nimelt tulekul. Euroopa Nõukogu uus määrus parandaks ja ühtlustaks loomade uimastamise ja tapmise korda. Põllumajandusministeeriumis olidki uut määrust arutamas lihatöötlejad ja loomakaitsjad. Määruse ettepanekud puudutavad väga laia valdkonda, mis on seotud loomakaitsega, loomade hukkamisel, tapmisel, tapamajades. Miks see vajalik on? Põhjendused on väga arusaadavad, kuna kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tänase seisuga reguleerivad loomade kaitset ja heaolu nende hukkamisel ja tapmisel iseseisvalt. Ja on lihtsalt selgunud, et olukord on mitte päris hea kõikides liikmesriikides. Igal aastal tapetakse Euroopa Liidu tapamajades ligikaudu 360 miljonit siga, lammast, kitse ja veist ning rohkem kui 4 miljardit kodulindu. Lisaks surmab Euroopa karusnahatööstus 25 miljonit karuslooma ning haudejaamad 330 miljonit päevavanust tibu. Kuidas siis kodus tapmisega, kas üldse ei tohi enam tappa kodus? Me peame arvestama sellega, et tegemist on väga toore versiooniga, kuna määruse jõustamine on plaanitud aastaks 2011, siis praegu hakkavad diskussioonid, just praegu meie spetsialistid on Brüsselis, kes arutavad ja loomulikult kõik liikmesriigid annavad oma ülevaate olemasolevast olukorrast ja mida peaks siis liikmesriikides reguleerima või kuidas see saaks puudutama kõiki tegevusvaldkondi, mis Eestis täna toimuvad, kaasa arvatud siis ka kodustapmise valdkond loomulikult. Kuigi määrus ei arvesta kõiki loomakaitsjate ettepanekuid, on Eesti Loomakaitse Seltsi hinnangul siiski suur samm edasi astutud ja tapaloomade heaolu paraneb.